Hookarahu, Spirit Airlines. Proua, mida? Proua, mida? Ma ei ole midagi teinud. Räägin lihtsalt Spirit Airlinesiga oma lennu kohta. Kuigi lennufirma ei ole enam meiega, on reisijaid, keda me ei unusta kunagi. Ma ei teinud midagi ebaseaduslikku. Nii et sa tuled siia minu asjadesse sekkuma, kuigi ma pole midagi teinud. Me uurime, mis viis selleni, et see reisija enne õhkutõusu arreteeriti. Ma ei taha vanglasse minna. Mulle ei meedi, kui mind arreteeritakse. Aga kõik, mida ma tegin, oli see, et rääkisin Spirit Airlinesiga. See on Law and Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Me kõik oleme seda kogenud. Sa istud väravas, mis sinu arvates oli sulle määratud. Siis aga muutub see ootamatult. Aga kui see reisija muudatusest ilma jäi, otsustas ta, et kogu terminal peab sellest kuulma. On 24. mai 2025. Me oleme Fort Lauderdale'is, Floridas, Fort Lauderdale'i rahvusvahelises lennujaamas. Browardi maakonna šerifibüroo ametnikud on teel väravasse G1. Lend Dallasesse on kohe õhku tõusmas, kuid üks reisija ei jõudnud pardale. Me palume teid otsustada poisi suhtes, sest tal on 2 väravat. Te ei saa kedagi lihtsalt küsitleda. Proua, mida? Proua, mida? Köszönöm. Ma ei ole midagi teinud. Räägin Spirit Airlinesiga oma lennu kohta. Olgu. Minu lennu kohta. See võib minna 2 viisil. Ei, see ei lähe kuidagi, sest ma ei ole midagi vägivaldset teinud. Ma ei ole midagi teinud. Ma ainult rääkisin. Šerifi asetäitjad tuvastasid naise kui 41-aastase Silvia Zajakor. Ja Silvial oli vaja oma lennule jõuda. Probleem on selles, et ta on liiga hiljaks jäänud. Browardi maakonna šerifi büroo. Miks sa siia tuli, kui ma räägin Spirit Airlinesiga? Ma ei sega kedagi. Kurat teda. Ma ei sega kedagi. Ma räägin temaga. Ma segan kedagi. Ma ei räägi temaga. Ma saan aru ja üritan infot saada. Ei, ma saan täpsustust. Meessoo, tule siia, kui ma saan täpsustust oma asjade kohta. Ma ei ole midagi valesti teinud. Ma ei ole teda solvanud. Ma ei ole teda sõimanud. Ma ei ole teda puudutanud. Ma ei ole midagi teinud. Ma võin siin samas seista ja oma lennust rääkida. See, et sa tuled siia ja üritad mind hirmutada, ei muuda midagi, sest ma ei ole midagi ebaseaduslikku teinud. Ma ei teinud isegi midagi ebaseaduslikku, nii et sa tuled siia minu asjadesse sekkuma. Ma ei tee midagi. Rünnakuks olemine on raske. Ole rünnak. Nii et ta on lõpetanud. Ole rünnak. Ta peab lahkuma. Ei. Ma räägin oma lennust. Ma räägin oma lennust. Ma räägin oma lennust. Ei, ära puuduta mu pead. Kuula. Me anname sulle 10 sekundit. Lähme, palun. Kohtudokumentide kohaselt teatati Silviale, et ta peab lahkuma ja oma lennu ümber broneerima. Vaatame siis, mis juhtus, kui nad 10 sekundit läbi said. Lähme edasi. Ei, sa ei hakka mind puudutama. Ma pole midagi teinud. Lähme, tulge proua. Kas ma olen midagi teinud, härra? Ei, ärge puudutage mind. Ei, palun, siiski. Te ei tohi mind puudutada. Kui te seda teete. See oleks nagu, ma ei räägikski sellest. Ma ei tee midagi. Ma ei tee midagi. Ma ei tee midagi. Ma olen selle arreteerimise juures. Ma arreteerisin. Kas mind arreteeritakse? 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 Ei. Aga Ma ei ole. vahistatud. Aga kas mind vahistatakse? Kas mind vahistatakse? See seab mu töö ohtu. Lihtsalt jätkake. Kas mind vahistatakse? Kas mind vahistatakse? Mille eest? Mille eest? Mille eest? Ma ei taha vanglasse minna. Kas mind vahistatakse? Aga kõik, mida ma tegin, oli rääkida Spirit Airlinesiga ja ma palusin teid teda mitte jõuga puudutada. Okei, see on hea. Nüüd on kõik. Ongi kõik. Lihtne. Mis toimub? Ja. Ma teen selle asja jõuga ära. Ma pole kedagi puutunud. Ma rääkisin Spirit Airlinesiga. Sa oled arreteeritud. Ma ei teinud isegi midagi. Sa kavatsed mind jõuga arreteerida. Jah, sest sa tungisid loata sisse. Kus ma siis loata liibisin? Mul on Spirit Airline'i pilet. Ma ei käitu häirivalt. Ma kutsun su välja. Ma ei räägi. Sa arreteerid mind selle eest, et ma olen mis asi. Te võite sõna ikka ja jälle korrata, kutid, sest me peaksime olema politsei kaameras. Ma rääkisin Spirit Airlinesiga. Ma rääkisin temaga. Ma ei öelnud midagi. Ma ei teinud talle haiget. Ma ei olnud tema vastu halb. Ma küsisin temalt, miks ta mulle haiget teeb.
Te sunnite mind, sest ma räägin Spirit Airlinesiga. Ja te arreteerite mind lennujaamas. Ma võin teiega rääkida nii palju kui tahan, sest ma küsin teid. Spiriti väravad töötajate sõnul käitus Silvia korratult. Ta saabus pardale mineku ajast palju hiljem, sest istus vales väravas ja siis sõimas väravatöötajaid. Selitas mulle, et ma teaksin. Ta ei saa sulle rohkem öelda. Sest tema oli see väravatöötaja, ma pidin ära jooksma. Lihtsalt ütle mulle, mis mu emaga juhtus. Paula sulges värava, pani ukse kinni kell 14. Okei. Ta tuli sisse ja kohe, kui ta sisse astus, nägi ta seda naist jooksmas ja siis tuli ta telefoni juurde. Ma ütlesin, proua, te peate minema 5710-sse, et uuesti broneerida. Enne kui ma jõudsin oma lauset lõpetada, hakkas ta juba ärrituma. Hakkas meid sõimama, ütles, et sa paned mu lennule ja muud sellist. Ja siis ma kutsusin teda ning sa võisid kuulda, kuidas ta karjus, kui ta alla tuli. Ta läks aina vihasemaks. Ma üritan sinu õigest asja pildistada. Põhimõtteliselt tuli ta siia ja tal oli juba hoiak sees. Ta ütles, et oli teevärava juures. Jah, mis iganes päeval ta seal oli. Meil ei ole E13. Ei, see on 3. terminal. Nii, et meil ei ole E13. Ei, A13, aga jah, see on 3. terminalis. Jah, aga ma üritan talle selgitada, proua. Seda ütles see inimene, kui ma TSA-st välja tulin. Keegi ei öelnud, ei. Keegi ei öelnud. Nii et ja siis kui ma tulin temaga rääkima, tahtis ta hakata kõva häälega rääkima. Ma juba teadsin, mis juhtuma hakkab. Nii et See on kõik. Hästi. Aga ma vajasin tema nime, sest tahtsin, et ta dokumenteeriks. Nii et enne kui sa tulid seda, ta üritas mulle saada. Sest ma küsisin, kas ma võin näha pardakaarti. Jah, kui kauaks sa siia jääd? Kella 1 öösel, mul on 2 higistamist. Nii et sa oled siin 20 minuti pärast. Hästi, ma saan sulle tema nime, kui sa tahad. Olgu. Hästi. Koos teise politseinikuga kinnitab Silvia, et ta pole midagi valesti teinud. Ma võin teiega rääkida nii palju kui tahan, sest ma küsin teid, mille eest mind arreteeritakse? Mille eest mind arreteeritakse? Mille eest mind arreteeritakse? Mille eest mind arreteeritakse? Härra, mille eest mind arreteeritakse? 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 Ma lähen tagasi ja saan tema nime teada. Mille eest mind arreteeritakse? Mille eest mind arreteeritakse? Miks te väidate, et ma viibin siin loata, kui mul on Spirit Airlinesi pilet ja ma peaksin pardale minema? Miks see oleks loata viibimine, kui mul oli Spirit Airlinesi pilet ja ma proovisin pardale minna? Kuidas see oleks loata viibimine, kui mul oli lennupilet ja ma proovisin pardale minna? Kuidas see on loata viibimine? See on sõrm. See on lennujaam. Ma küsin sinult. Ei, ära haara minust tugevamalt kinni. Hoiate tugevamalt kinni. Härra, te teete mulle haiget. Sa teed mulle haiget. Sa teed raamatule haiget. Sa surud mind. Ma ei hoia sind kinni. Lase lahti. Lase lahti. Pane see maha. Sa teed mulle haiget. Sir, put it down. Lihtsalt pane käsi, lõdvesta see. Miks sa üritad mulle peale suruda? Relaxi. Lõdvesta see. Lõdvesta see. Lõdvesta see ja lõdvesta see. Sa teed mulle haiget. Sa jõllitad mind, härra. Sa teed mulle ikka veel haiget. See ohvitser ei tee. Sina teed. Kas sa saad oma kätt natuke alla lasta, sest sa sirutad mu käsi? Ma ikka veel ei tea, mille eest mind arreteeritakse. Kuule, sa pigistad seda. Sa teed mulle haiget. Ta 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 teed mulle haiget. Sina teed. Ma ei tõmba enam eemale. Sa teed mulle haiget. Oh, valus. Ma istun maha. Kui mulle jäied jäävad, on see sinu süü. Ma tõmban eemale. Ma teen ikka koostööd. Ma teen ikka koostööd. Lõpeta mu käe tõmbamine. Sina teed seda. Lõpeta. Nüüd võta oma käed minust lahti ja sa pigistad ikka veel mu kätt. Lõpeta selle pigistamine. Te kõik kõigutate mu kätt.
Sa pigistad mind! Lõpeta tema pigistamine! Lõpeta! Sa pigistad mind! Pigistad küll, lõpeta! Lõpeta, ma arreteerin ta. Jah, mõtle selle peale. Ka Seboni on siin. Võta mu käsi ära. Palun, ta teeb mulle haiget! Ta teeb mulle haiget! Kas sa tead, kuidas sa mind hoiad? Sa hoiad mind lõdvalt! Ta tõmbab mind meelega ja siis kisub ta mu kätt! Mis vabandus tal selleks on? See teeb mulle haiget! Nüüd on tal mõlemad käed minu peal! See on turvateade. Sa oled valvel. Teie ohutuse huvides. Palun proovige mitte jätta pagasit järelevalveta. Järelevalveta pagas eemaldatakse ja see võidakse ära visata. Isikud peavad oma isiklikul varal, sealhulgas käsipagasi ja registreeritud pagasi silma peal hoidma. Silvia arreteeritakse kriitilisele taristule sissetungimise eest. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et algselt oli see süüdistus 3. astme kuritegu. Kõik need kurjategijad ja narkodiileri üle kogu Lõuna-Florida ja teie ei arreteeri kedagi, kes jäi oma lennust maha. Tere, kas ma saaksin õlut? Kas ma saaksin õlut? Palun ära nuta, sest su uhkus on haavatud. PSO kukub sõna otseses mõttes läbi. Need kurjategijad on üle kogu maailma ja PSO tahab arreteerida kedagi, kes jäi lennust maha. Härra Powell, te olete palvetaja ja tead, ma olen nigeerlane, mul on kõik teie nimed olemas. Lähme! Kas te tegite minu juhi loast pildi oma isikliku telefoniga, härra? Siis on meie töö jaoks. Mees! Ei! Kas sa tegid pildi minu juhi loast? Ma olen rääkimisega lõpetanud. Ma ei räägi. No. Ei! Kas te tegite pildi minu juhi loast oma isikliku telefoniga, härra? Ei! Ma just nägin, kuidas te seda tegite. Olgu. Hästi siis, pole probleemi. Kas see oli teie telefon? Kas see oli teie telefon, millega te pilti tegite, härra? Proua, kas see on teie telefon? Kas see on teie telefon? Ma kavatsen selle kohta esitada tohutu kaebuse. Ma hoolitsen selle eest, et PSO teaks, et sina tegid seda. Et sa arreteerisid kellegi selle eest, et ta jäi lennust maha. Oh jumal küll. Vau! Ma ei räägi sinuga. Sa lõid jälle mu ust. Ma esitan süüdistuse, et sa rikkusid mu sõiduki ära. Jah, sa teed seda jälle. Okei, sa teed seda jälle. Mis su sõidukil viga on? Sa teed seda jälle. Kas sa saad minu vastu süüdistuse esitada? Jah või ei? Lähed vanglasse, jah? Sa lähed vanglasse loata viibimise eest. Sa lähed vanglasse. Nii ongi. Lihtne. Aitab. Ma viibin siin loata. Lõmust veel kord. Ma olen reklaami eest vastutav. Kus ma siis loata viibisin? Ma ütlen sulle kohe praegu. Kus ma siis loata viibisin? Kus ma praegu loata viibin? Mul on õigus teada, kus ma loata viibisin. Kus ma siis loata viibisin? Terry? Härra! Mul on rääkimisest küllalt. Kus ma siis loata viibisin, et te mind arreteerite? Sa tead küll, kus? Kus see oli? Sina tead. Ma ei tea, kus ma olin. Olgu, kõik siis. Ma üritan lihtsalt selgust saada. Hästi, pole probleemi. Sa ei lugenud mulle isegi minu Miranda õigusi, kui mind arreteerisid. Olgu. Sa ei lugenud mulle isegi minu Miranda õigusi, kui mind arreteerisid. Sa arreteerisid mind Miranda õigusi ette lugemata. Sa arreteerisid mind Miranda õigusi ette lugemata. Sa ei öelnud, et mul on õigus vaitida. Sa arreteerisid mind Miranda õigusi ette lugemata. Sa arreteerisid mind ilma igasuguse põhjenduseta, mille eest sa mind arreteerid. Sa viid mind vanglasse ilma sendituseta. Miks mind arreteeritakse? Sa ütled, et ma viibin loata kohas, kuhu mul on pilet. Mille eest sa mind arreteerid? Mille eest sa mind arreteerid? Küsin uuesti, sest mul on vaja selgitust. Mille eest sa mind arreteerid? Ma ei olnud vägivaldne.
Ma ei rikkunud ühtegi seadust. Ma ei rääkinud kellegagi agressiivselt. Ma ei ähvardanud isegi kedagi. Mille eest mind arreteeritakse, härra? Te ei saa mind arreteerida loata sisenemise eest, kui mul on pilet terminali ja väravasse, kust ma pean pardale minema. Te ei saa mind loata sisenemise eest arreteerida. Te ei saa mind loata sisenemise eest arreteerida. Te ei ole mulle minu Miranda õigusi ette lugenud. Te ei ole mulle minu Miranda õigusi ette lugenud. Te lihtsalt arreteerisite mind. Te ju mõistate, et see kõik ei ole minu õiguste rikkumine, eks? Minu õigused, te ju teate seda. Te ju mõistate, et minu arreteerimine ilma selgituseta, miks mind arreteeritakse, on õiguste rikkumine ja on ebaseaduslik mind arreteerida ilma mulle minu Miranda õigusi ette lugemata. Te ju mõistate seda, eks, härra? Ma küsin uuesti, ma küsin veel kord. Mille eest mind arreteeritakse? Silvia jätkas veel umbes 30 minutit. Jätame selle vahele ja liigume edasi hetke juurde, kui ta viiakse Browardi maakonna vanglasse. Kuigi tema pagas on endiselt lennujaamas, tõi ta oma esmaklassilise ülbe suhtumise endaga kaasa. Ma ei kavatse sind aidata. Kuule, ütse neile, las ta toovad naisametiku, et ta toast välja viia. Ma ei aita. Ei. Kuula, ma üritan iseendast eemale hoida. Ja, mees! Lihtsalt leia keegi, kes ta välja viiks. See ongi kõik. Ma tahtsin, et nad viiksid ta välja. Või mees või kes iganes, sest kui ta mind lööb, siis tekib probleem. Ma püüan seda vältida. Kes iganes ütles, et ma ei puudutaks sind, ma ei puudutaks kunagi korrakaitsjat. Ma ei pea sind puudutama, ma ei pea sind puudutama. Ma ei tee seda, ma ei tee seda, ma ei tee seda jama. Sa võid ise välja minna, ma ei puuduta sind. Send. Sina. Võid! Ma ei pea ühegi naisega tegelema. Sina või keegi vanglateenistusest. Lihtsalt haarada kinni ja tooda sisse. Ma ei kavatse selle probleemiga kaasa minna. Sa ei saa seda teha. Olgu, ta annab selle edasi. Hästi. Millal sa mind arrid? Jah. Olgu, oota nüüd. Ära tõmba mind praegu. Hoie! Oota. Jätka. 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 Jää sinna, ma ütlen viimast korda. Kui palju? Mitu korda? Jah, ollu, hästi. Pole probleemi. Jesus Christus. Bro, kõik, mida tal on vaja teha, on lahkuda. Ta ei taha kuulata. See on nagu, Edi, no tule nüüd. Sa teed nalja. Me tahame seda kõike teha lihtsalt loata viibimise pärast. Olgu, ma annan sulle teada. Ma ütlen seda ainult ühe korra, nii et kuula ja lõpeta rääkimine. Kui sa välja saad, lähed meie jaoskonda. Meie jaam on Terminal 2 ja Delta. Terminal 2, Delta. Ma lähen esimese ukse juurde. Seal on kirjas šerifi büroo. Sa koputad uksele. Sa ütled, tere, mind arreteeriti. Mind arreteeriti laupäeval. Mul on vaja oma pagasit. Ma pean minema ja oma pagasi šerifi büroost ära tooma. Kui sa ei võta oma pagasit šerifi büroost ära, viiakse see tõendite osakonda ja siis läheb igavik, enne kui sa selle kätte saad. Kas said aru? Vaata, mida sa tegid, härra. Antonio, pole probleemi. Mul ei ole toredat naist. Olgu, hästi. Hoolitse nende laste eest. Lennust maha jäämise pärast. See ongi see, mis juhtuma hakkab. See on hullumeelne. Selle lennu pärast. See on hullumeelne. Mul on sinust nii kahju. Ma ei saa siin juures olla. Ülejäänud töö pead sa ise lõpuni tegema. Ja ma hindan seda, et sa lihtsalt lased neid raha teenida.
Sa pead need selga panema. Kui sa seda ei tee, tehakse see seal ära. Ei, sa võid seda ise teha. Nii, et ma teen seda ise. Sa kas teed seda või mitte? Olgu, nad teevad selle seal ära. Antonio. Ma ei tööta siin. Sa ei tea, ma olen lihtsalt hirmul. Ma ei tööta siin. Ei, sa võid jääda. Sa võid sinna alla jääda. sa võid maha minna. Ära puutu mind. Noh, siis pead seal all edasi jääma. Ma olen siin. Sa lihtsalt üritad olla, ma ootan. Ei, ma ei ole. Ma ei lähe. Lihtsalt jää sinna. See on kõik. See on tema. Jää sinna. Järgmisel päeval vabastati Silvia ja Zaya Kaur vanglast pärast $100,000 suuruse kautsjoni maksmist. Magistraadi kohtunik leidis, et selles asjas oli piisav alus. 26. juunil 2025 muudeti Silvia ja Zaya Kauri juhtum väärteoks ning tema juhtum on sellest ajast alates suletud. Ja nagu me nüüd teame, võib sama öelda ka Spirit Airlinesi kohta. Aitäh, et vaatasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin taas esmaspäeval uue juhtumiga.